Siin osas ma räägin sulle mõttepuust. Ehk siis Tree of Thoughts. TOT lühendiga. See näeb siuke välja. Kui sul on mingi konkreetne probleem ja sa ei tea, kuidas seda lahendada, sa tahad mitu erinevat võimalust, mitu erinevat lahenduskäiku. Et ma demonstreerin seda siukese käsklusega, siis ma kohe räägin, mis siin toimub. Aga räägime natuke sellest lähemalt, et sa näed, siin on veel mingid teised, nendest ma räägin ka varsti. Aga kõige tavalisem, mida tavaliselt vast teed, et sa annad ühe küsimuse ja saad ühe vastuse, on ju. See näeb siuke välja, et üks küsimus toob ühe kindla vastuse, aga mõttepuu erinevus ongi see, et see hargneb kogu aeg, see läheb siukeseks puuks, et ühest küsimusest tekib 3 vastust, sellest tekib veel mitu ja siis siin on hästi palju erinevaid lahenduskäike ja siis keelemudel hakkab nagu valima sellest kõige paremat versiooni. Et näiteks siin on 4 tükki ja tema võtab ainult ühe nendest. Sõltub, mida sa talle siin ütled. Ja seda ma demonstreerin nüüd siukese võttega, mida ma vahepeal kasutan, mulle meeldib see, väga kasulik. Et tegelikult mul on see käsklus täitsa eksisteerib siin tasuta ChatGPT kiirühendis ka. Aga siuksel lühemal kujul. See siin, jah. Ma natuke pikendasin. Et põhimõtteliselt ma annan talle siukese käsu, et mul on probleem ettevõttes. Ma ütlen, mis probleem mul on siis. Et ma ei tea, kuidas inimesi panna ostma siis tooteid. Okei. Ja ma tahan, et seda probleemi hindaks 3 erinevat meeskonnaliiget. 3 tükki, mitte 1. Et siin ei tule ainult 1 vastus, siin tuleb 3 erinevat vastust ja need on kõik erinevad. Sõltuvad, mis rollid ma ise annan nendele. Nii, teeme simulatsiooni, arutelu. Sa ei tohi minu eest midagi kirjutada, selleks lased minul kirjutada, jätkame vestlust, kuni ma ütlen, et vestlus on läbi. Okei, seda ma ei tahtnud siia panna, sest ma juba andsin. Et seda siin kasutada siis, kui sa ei tea, mis liikmeid panna endale. Ja siin ma tegin ChatGPT abiga mingi suvalised liikmed, keda ma tahaks endale appi. Näiteks üks on projektijuht, teine on finantsanalüütik, 3 on turundusspetsialist. Siin natuke kirjas, mida ta teeb üldse ja siis teine käik. Iga meeskonnaliige esitab oma vaatenurka ja pakub mitu võimalikku lahendust, mitte ainult ühte, aga mitu. See on jälle see, et ühest küsimusest sünnib jälle veel mitu erinevat varianti. Nii, 3. Kui kõigil on omad vaatenurgad, lahendused antud, siis nad peavad minu laskma kirjutada ka. Kui ma olen kirjutanud, siis palun hinnaga üksteise lahendusi. Ja jätkame vestlust, kuni me jõuame põhimõtteliselt ühele arvamusele kõik koos. Nii, alustame. Esiteks, nad annab natuke siin infot, kellega me siin suhtlema hakkame ja nüüd davai. Kes see räägib? Projektijuht annab 3 võimalikku lahendust. Kuidas siis, mis see probleem oli siin? Kuidas panna inimesi ostma tehisintellekti õpetusi, jah? Siis räägib finantsanalüütik oma arvamusi, siis räägib turundusspetsialist ka midagi. Nii, ja nüüd on minu kord midagi öelda. Ma loen läbi, mis nad räägivad ja näiteks minu küsimus. Mis te arvate oleks kõige parem mul üldse teha alguses, kui mul on vähe jalgaid, keegi isegi tea mind, kuidas usaldust tekitada, et nad tahaks mu tooted ikka. Kes see siin räägib? Projektijuht annab nüüd mõtted, mida teha, et okei, väike jalgaskond, okei, usaldust vaja ja nähtavus. Ja nüüd ta annab mõtteid, kuidas siis seda saavutada. Tasuta ressursid, koostöö, sisuloome, okei, kõik chill. Finantsanalüütik. Sotsiaalmeedia reklaamid, asjad, okei, väga tore. Turundusspetsialist ka. Niimoodi, nüüd ma vastan, näiteks nüüd mulle meeldis ühe mõte siin. Tasuta tooted näiteks, et usaldust tekitada. Ma küsin, okei, mida te arvate tasuta ressursi osas? Mida võiks anda? Ja ma ütlen, mida ma olen siiani teinud. Et olengi teinud videoõpetust, aga kellelegi pakku see huvi, nad pigem tahavad kirjalikke asju. On minul jäänud mulje näiteks. Ja siis ma küsingi, et kas ma peaksin siis tegema seda? Nii. Ja nüüd nad siin annavad jälle mitu erinevat versiooni sellest. Ja nüüd ma saan jälle midagi kirjutada. Põhimõtteliselt selle point ongi, et ma saan kogu aeg minna aina laiemaks, et see on väga hea siis, kui sa ei teagi mingit konkreetset lahendust, et näiteks räägin sulle pärast edasi siukesest asjast, chain of thought, mitte tree, aga chain, ahel.
üks konkreetne suund. Aga näiteks see probleem siin oleks vaja mul Tree of Thoughts, jah, sest ma ise ei tea midagi. Ma ei tea, mis ma tahan. Ma tahan, nemad mind aitavad. Mul on põhimõtteliselt omad töötajad praegu siin, kes aitavad mind. Mis ma võiksin öelda nüüd nendele? Okei, teeme sihukest asja. Oletame, et ma ei taha enam, et nad siin lähevad aina laiemaks, see puu kasvab kogu aeg. Ja siis mõtlen, et okei, tundub, et nagu piisavad infot, et leiame nüüd, mis oleks kõige parem käik nende kõike arvestades. Ja nüüd nad hakkavad üksteise vastuseid siis hindama, otsima, mis oleks siis kõige parem üks suund. Kõik ütlevad oma mõtted ja nii lahenduskäik. Ja kõige nende mõtete järgi siis tuligi üks kindel lahenduskäik ülevalt alla. Ja muidu, kui ma pole veel rahul millegagi, ma ei tea, kuidagi ka pole liiga kiiret, jõudsime kokkuvõttele, siis ma võin nüüd nendele öelda, et kuulge, ma arvan, et number 3 ei ole veel äkki sobilik, äkki mõelge veel selle üle, et mis võiks number 3 juures teha hoopis. Ja siis jälle tulevad need 3 tükki arutlema selle üle. Vot. Ja seda saab päris erinevate käskudega teha, et see on lihtsalt üks huvitav näide, et ma tõingi põhimõtteliselt nagu AI agendid siia ühe chati sisse, et siuke tunne räägiks 3 inimesega eraldi. Kõikidel omad eraldi rolli, et saab mitu erinevat vastast.